Täna on kolmapäev ja minul on hetkel vaba aega, et hakata tegelema selle kapiga. See on täitsa korralik kapp, see on Jyski kapp mingisugune, see oli juba siin siis, kui me kolisime siia, see oli ainuke kapp, mis me nagu alles jätsime, sest see on nagu korralik, ta on nagu tugevam, ta ei ole nii nagu lääpas, nagu mõned Jyski kapid, need odavamad lähevad, neid oli ka 2 tükki siin, 2 sellist odavamad. No ma arvan, et teate mingeid traditsioonilisi neid odavaid Jyski kappe. Et too läks nagu lääpa, uksed ei püsinud enam, isegi kui tuli neid krutis ja sättis ja kuidagi nagu ei olnud hea kapp, et nood me müüsime maha mingi olematu hinnaga, aga selle jätsime alles. Ja kuna siin on peegel ka, siis näeb natuke parem välja, sahtlid on tugevamad ja kõike seda. Mina siis mõtlesin, et teeks selle kapi ümber, sest et mulle ei meeldi selle toon. See ei ole kõige hullem toon, aga siiski. Ja ma ei tea, kas ma teile näitasin, aga ma tellisin Temust, ma tellisin Temust sellised lingid või kapinupud siis. Need on nagu suuremale uksele, niimoodi siia kuidagi, kohe näitan, võtan kohe lainuga peale, ta jääb siia niimoodi, nii, vot, et sellised jäävad, sest et noh, siin on ka sarnased ja no nad ei ole nüüd sama tooni küll, see on nagu noh, kohe näha, et siuke odavam, aga parem kui see praegune hall ja kulunud. Nii, oih, mina loobin nendest, ma ei saa aru. Ja siin on siis kleepkile, mis ma ostsin ka Temust, aga sellega on see jama, et ta on, oih, teil ka nüüd kukkus, laamendan siin. Sellega on see jama, et ta on selline tekstuurne. Muidugi kaugelt seda ei saa aru, aga noh, ma ise eeldasin, et ta on ikkagi nagu silepind. Selles kaugelt ma ei usu, et on hullu, ta jääb ikka siuke nagu ühtlane, aga siis jah, sellise tooni võtsin, et oleks natuke värvi ka siin toas, et muidu on kogu aeg kõik valge. Ja jah, ma siis siin mõtlesin, et hakkan pihta, kõigepealt ma pean kapid täitsa tühjaks vedama, siin on jõhkralt asju, siin on väga palju asju, mis on müügis, mis on siuksed talveasjad, mõned asjad ma pean ilmselt ära sorteerima juba. Ja see tuleks tühjaks vedada. Tegelikult, oota, ma mõtlen, kas on vaja täitsa tühjaks, mul on see ülemine plaat vaja lahti võtta, et selle saaks ilusti ära kiletada ka nagu siit ääre alt. Niimoodi siia alla ma panna, sest ma pean see lahti võtma, aga ma mõtlengi, et kas selleks ma pean asjad kapist ära võtma või ei pea. Ma kardan, et ta läheb laiali siis. Sest miski ei hoia teda ju sealt ülevalt siis kinni. Tagumine sein samas hoiab. Ma ei tea, pean mõtlema. Samas ei tahaks nagu lahti kiskuda. Teen enne äkki uksed ära ja siis vaatan edasi. Mõtlesin, et võtan teid ka siis kaasa. Saate vaadata, kuidas ma seda kiletan. Vahepeal juhtus selline asi, et laste narivoodi osteti ära, sest et me saime siia mänguväljakult uue voodi ja ma olen nii elevil. Siin on isegi minu voodi, aga ma olen ikka nii elevil, sest see voodi on selline, et tal on üleval nari ja all on selline nagu diivani osa, ehk sa saad see veel lahti teha, siis tuleb siuke 120 lai voodiks tuleb. Et lapsed saavad siis sõbrannasid külla kutsuda ja koos seal magada näiteks ja kui keegi külla tuleb, siis nagu see praegu on 180x80, aga tavaline ühe inimese voodi mõõt on 90x200. Et siis nüüd me saame selle suurema osa ka voodi, et saavad ka teised inimesed seal magada, kui mul õelapsed külla tulevad näiteks ja et praegu nad siia nagu ei mahu väga. Et see on ikka päris pisike, et see vahe, seina vahe ongi 208 sentimeetrit, et too voodi peaks täpselt siia mahtuma. Ja nüüd ma hakkan seda voodit lahti võtma, seal on mul kaos, siin on kohe kaos, et täna õhtul tullakse järgi, et ma panen juba valmis. Nii lahe. No vaadake nüüd. Kapp on teibitud ja nüüd on vaja panna neid käepidemeid siia. Ühe panin ära, nüüd hakkan teisele panema. Sahtel tuleb tühjaks võtta, siin on mingid jõuluasjad selles sahtlis. Ja ma ei leidnud puuriga oleks muidugi lihtsam, aga nüüd ma pean toore jõuga suruma selle uue augu siia, sest uued augud tulevad kuskile siia, vana auk on siin.
muidugi uued augud on ka teise mõõduga, selles suhtes, et palju laiemad. Korra kartsin, et siit tuleb teine sahtel peale, on ju, et siin on nii väike vahe, et äkki see ei mahu ära siia vahele, aga õnneks mahtus. Peegliga oli jama. Näete, siin on räigelt seda liimi nüüd peal. Pean kuidagi selle ära saama, aga seda oli nii räme teipida. Ta läks mõnes kohast katki, ma ei tea, kas te siit näete. Noh, muidugi üldmulje on okei, aga see on Temu see teip või kleepkile või kuidas keegi seda kutsub. Ja see ei ole väga kvaliteetne, et kui ma tirisin seda nagu paberit sealt tagant ära, siis ta läks nagu kortsu ja kortsudest tulid kohe sellised valged jutid sisse ja neid ei saa nagu ära. Aga noh, kaugelt ei ole näha ja parem kui enne. Mina alati see mingi, käib küll. Aga parem kui enne ju ei või. Siin telefonis tundub veits siuke imelikum värv, kui päriselt on. Päriselt on natuke ilusam. Aga jah, panen need lingid ka külge, siis võib-olla saab selle õige mulje alles. Tada! Vaadake nüüd, kapp on valmis. Täitsa hea näeb välja ju. Välja arvatud siis see, et need on natukene erineva tasapinnaga või noh, erineval kõrgusel. Aga ma mõõtsin sealt, ma ei tea, kuidas ta läks. Ma mõõtsin igal kapil. Näete, no ei näed, siit paistab isegi ilusti veel see hariliku joon. Sama mõõt ülevalt alla, kas siin siis need on ka? Okei, see võib-olla on veits madalamal kui see. Aga nagu mul ei olnud puuri ja kui ma neid auke kruvidega üritasin teha, siis see kruvi käis tilla-tölla ja no mul lihtsalt digimull otsa ees ja nii et parem ikka kui enne. Seega ma andestan endale selle, et too ei ole päris samal kõrgusel, aga need said küll ilusti kõik keskele. Ja päris hea näeb välja, on ju? On ju. Nii. Super, mina olen nüüd pessu, siis ma olen nii ära higistanud, siis ma nagu, see oli ikka raske minu jaoks. Ei ole varem teinud ka niimoodi seda, nagu terved kappi ja mingeid neid auke seal puurida ilma puurita ja aga kapp on nüüd valmis ja näeb palju mõnusam välja, sobib selle tooga ka rohkem. Et võib-olla mõtlengi, et nüüd keeraks selle kapi üldse niipidi, kui ta mahub sinna vahele muidugi, et siis ta nagu on teda nagu rohkem näha võib-olla. Ma ei tea, et siis kui siit toast sisse tuled, siis ei ole see kapinurk kohe ees. Noh, praegu tulen niimoodi, on ju. Et see kapinurk paistab, vaid siit on siis nagu avaram. Et ma saan seda lauda ka veel tegelikult liigutada siia poole. Ma praegu täiesti äärde veel ei lükanud. Noh, kardinani saaks. Kardin tegelikult on kuskil niimoodi. Et nii palju saaks siia poole lükata. Ma vaatan, kas ta mahuks. Kuidagi teistpidi sobiks ju paremini, on ju, kui seal seinas on nagu kaks asja, mitte üks on niipidi ja teine niipidi. Minu peas vähemalt. Eks ma niikuinii ma teiste arvamust ei kuula, sest et kogu aeg on see, et sõbrannadelt ka küsin arvamust, et mis teie arvate, kas see või see ja siis nad ütlevad oma vastu, siis ma mingi, no ma arvan ikka, et see, ja siis teen ikka samamoodi, nagu mina arvasin. Aga vaja ikka arvamust küsida. Siis on nagu mul kinnitus vist, et ma olen ikka enda arvamuses kindel. Aga praegu pean pesus käima. Ma ei saa haisvana lasteaeda järgi minna lastel. ja siis ma lähengi lastele järgi ja ma ei mäleta, kas ma ütlesin, et laste voodi sai ka maha müüdud, vananari. Nüüd jälle on nii palju ruumi siin. Lapsed tulid lasteaiast, nüüd mängivad kõik koos siin. Neil ei ole ikka väga ammu nii palju ruumi siin olnud. Muidugi see koht on räige kaas. Kõik nende voodipesud, kõik asjad, mis tulid sealt alt ja... Emma, mis kell on niimoodi? Ei ole. Siin on magamiskoht, siin on siin magad, siin on. Ei ole. Ei ole. Peaaegu jah, natuke allapoole pane, see allapoole. Allapoole. Veel. Viie peale pane. Jah, edasi natuke üle mine ka. Nii on küll, jah. See. Wow, vaata, see tegi nii ilusa kodu. Mina tegin. See kodu.
väga äge kodu on teil. võtame kõik näe selle ka. Selle kotooli, mina võtan enda kotti. Meie tulime maja juurde ja vaadake, mis Toni siin eile tegi. Ta pani juba klaasi ette kõik ja tegi siin karkassi valmis. Diagonaalid said kõik pandud ja nüüd ta siis hakkab tegema seda seina siin. Teeb siia karkassi. Ma ei tea, kas te kuulete, nii tuuline on. Siin on sein valmis, noh klaas vähemalt. Teeli teisi on külas. Ma väga neid ei näita, sest ma tean, et ma väga võib-olla ei taha. Need Toni lõikab. Aku tegi. Ei ole, 2 on ju. Need on juba nii mõned kuskil. Okei. Ühesõnaga siin töö käib. Varsti on siin ilus. Praegu juba päris äge. Näete, aga kassist on juba 2 lauda paigas ja 2 tükki läheb veel. Vaata, ilusad puhtad lauad seal on kõik. Toni siin valib ilusti. Mis on sirgem, kõik peab niikuinii ära kasutama, ega väga ei saa valida. Vaadake nüüd. Karkass on vaikselt valmis juba. Nii ilus on kohe. Ma ei tea isegi. Minu jaoks isegi see juba ilus. Nüüd läheb siia vahele läheb ka. Need tuleb valmis lõigata. Siis on siin ka karkass valmis. Siin vahel. See mängib siin nii armsalt, sina või? Netu? Nii, karkass on kohe valmis. Kohe. Paar lauda veel vaja panna. Täpsemalt siis 4 tükki. Ja siis on valmis. Netu, kus sa oled kõrgel? Nii, kõrgel olen suur. Sa oled nii suur juba, jah? Kõrgemal kui emme. Näed, Netu üksi seal. Tšau! Bye! Ma olen kukkunud praegu ise. Hoia kõvasti, jah? Mis see on? Kardad või? Kardad, hoian kinni, hoian. Ei, ära lase lahti. Mida sa naerad? Mis nali on? Mida sa teed? Tuleb! Mami, sa kuidas mami sa teeb? Kätega. Ma ei saa teha. Ma hoian sinust kinni praegu. Oota, hoia kõvasti kinni. Mami, sa Ei, kui te niimoodi. mul on telefon käes, ma ei saa teha. See tuli nunnu seal. Jälle on küpsis tamps. Anna nampsu sulle või? See ka veel seal. Klaveri peal või? Ära palun kokku. Tulen sinna tagasi. Ma panen siia sulle. Jah, sinust kõrgem. Oi. Saab ka lasti seal on ka vastas. Vaata, kus need õhulid lööl on hea see käike.
sa räägid? Vaadake nüüd, kile on ka juba ees. Peaaegu. Ja juba on vähem tuult, Toni. Kuigi hiljem läheb seal audis ikkagi. Praegu lihtsalt ajutiselt paneme kile, et ei oleks seda tuult. Nii mõnus. Vaadake nüüd, siin on kõik kile ees. Ja juba näeb palju parem välja. No ta ei ole ilmselt mingi ilus asi, aga ta on parem kui mitte midagi. No ajutiselt on väga ilus. No väga ilus, jah. Siia siis läheb veel niimoodi seesama kate. Siia läheb siis klaas ja tegelikult ideaalis tahaks ma siia kardinat panna nüüd, nagu mul eelmine aasta oli. Ainult, et nüüd on see, et tuul ei tule läbi ja kardin ei saa mustaks. Ja too jääks siis nii nagu on ja siin pool oleks kardin ja siin. Nii, ei olegi täna väga palju filminud, aga nüüd on kõik seinad kaetud. Siit ei tule enam tuult ja nüüd tuleb puhtaks teha. Siis saab diivani tagasi tuua siia. Jookse su järgi, ta on näha. Ui. Sellega on ikka väga hea lasta. Seal euroaluste all on ka räigelt. Seda lauda ka tõstma. Tõstame selle laua ära. No nii, nüüd on valmis. Vedasime kõik vaiba ja näed külmkappi ja mikrokka ja kõik vedasime sisse siia. Ilja juba jäid vahele. Toni lubas endale ühe väikse õhtuks ka. Ma ei ütle mida, aga no, kes nägi, see nägi. Mul vaatavad ju väiksemad ka. Iga päris pisikesed vaatavad videosid. Äkki nad ei saa aru, kui ma nii räägin. Aga jah, nüüd on mõnus, seal on tuulevaikne ja mingi aeg ma panen kardinaga ikkagi sinna, ma leidsin vana kardinad üles, aga nad on nii määrdunud. Pean vaatama, kuidas ma need puhtaks saan ja kas üldse saan. Ja siis siia ülesse panen veel ikka need selle loori või siukse kavalge kanga. Aga kui Toni lubab panna, tal on kogu aeg see, et varsti hakkame ehitama, varsti teeme katuse, varsti teeme selle, et ei ole mõtet panna. Ja me peame terve suve ootama lihtsalt, et saaks panna ilusaks siin kõik. Tüüpiline vaata, mees ehitab maja ja siis naine käib juba mingi lillevaasiga ringi. Jah! Nii väga tahan juba ju. Ühesõnaga jah, praegu sai see osa selline. Meie oleme täna jälle maja juures ja täna me teeme siin pannkooke. Jaa. Ostsin ju eelmine aasta sellise matkapliidi. See on tainas, pannkoogi tainas. Ei tohi. Bella, mis on? Kärssab juba. Oodake. Nii, üks pannkook on valmis. Päris hästi läheb siin. Nii kiiresti läheb gaasipliidiga. Mis sa seal? Teili teisi, kas ma teid ei tohi ikka näidata või? Üldse ei tohi. Teili mined peitu taha. Näed siin teisi. Teili on see tagapeidus. Teda ei tohti näidata. Aga näed, luunakene ka siin. Kõik ootavad siin pannkooki. Lapsed said uue kiigu. Aga Toni kiigub seal. Vastu seina lendnud varsti. Ära teedele vastu seina nüüd. Vastu seina. No. Teemust tellisime mingi akrobaatika kiik põhimõtteliselt või midagi sellist. Kes tahab? Nagu näete, siis Toni teeb ka akrobaatika. Sorry. Mul on nüüd tõestus olemas, et sa peksad lasta. Nitu nii ootab, noh.
tule ka. ja Knissi selja peale. Tule, ma aitan. Teed ise või? No mine siis, las ta teeb. Knissi pakkus sulle Ma ju. ju sellepärast tahtsingi, et ma hoian niimoodi ja sina tuled näiteks. Mine teiselt poolt. Ta ei saa tulla midagi. Ikka. Hebe. Kümme korda. Ui! No teeme selle siis. Issand! Oot. Täna on järgmine päev maja juures ja nüüd me siis paneme kardinad seina. See kardin on see vana kardin, mis siin oli. Ta on alt natuke siuke roostekarva, ei ole päris valge. Pesi mitu korda läbi. Läks veidi paremaks. Teine kardin, mis seal oli, no too ei läinud, tollest ei saa ikkagi asja. Ja sinna leidsin siis uue kardina. See peaks mahtuma sinna vahele. Ühesõnaga saame kardina ikkagi panna seina. Kuigi ma natuke kartsin, et äkki ei saa. Aga näed, jopas, saeb ikka. Ja täna on teil ja teisi viimast päeva siin. Toni peab kohe klambritiga kinni, siis on kindel ärk. On ja? On ja, on jälle unjutama. Täna on esimene. Ei tõmba, vaid on suhteliselt vabalt. Et ei hakka pingutama siin. Nad lihtsalt pead tihedamalt panema, jah. Et siis ta oleks ikka sirgu, mitte ei jääks vaata kaardu. Täna on nii mõnus ilm. Üks soojumad ilmasid, mis üle tüki aja on olnud. Laps saavad tuulekaga olla ja ei pea olema mingid kombesid ja asju. 2 tükki mängivad seal taga. Ja Luuna siin ees. Täna tulevad Shirley ja Brian ja Loreli siia. Varsti nad peaksidki tulema. Siis me teeme jälle pannukaid siin. Ja. Tore, on ja? Ma tulen ka appi sulle. Müts kukub või? Natuke suur või? Ja Lullad jookseb. Lore, Brian ja Shirley tulid. Kõik jooksevad nüüd vastu. Jooksid suure hooga sinna ja siis ei tee midagi. Jääd seisma. Kutsusid mängima. Tule, Lore! Tule! Bella nii rõõmus. Tunneb ikka Shirley ära. Shirley tuli siin suure taignaga. Kõigega ta võttis oma gaasigrilliga kaasa. Vett meil õnneks isegi on. Nagu nii vaesem ei ole. Nii. Taina juba lekib. Lekib või? No nii, 2 köögikatjat siin. Üks väikse panniga, teine suure panniga. Shirley'l on ka see matkapliit, vist ütlesin juba. Topeltikäris. Ma panen ka kohe endale peale. Läks natuke hiljem. Kus on valmis? Nii, siin on pannkoogi station. Suured pannkoogid, väiksed pannkoogid, moosi. Kõik söövad. No nii, Toni sai ATV tuua. Tead sõita nüüd.
okei . no sa ei saa ei öelda lapsele nüüd . No nii . jala või ? jah , jah . ei oota , on küll jah . no . no nii , nüüd on 2 pisikest ees . taha ei saa panna neid kahe nagu väiksemaid , sest et pärast end on minema , siis ei tea , kus nad on . kuidas oli siis emotsioonid ? eriti Lauraga ka . ma ei tea , kas sa julgesid minuga üldse tulla , mina ise kodus sõitsin . ma ei mäleta , vist eelmine kord ma ei sõitnud ilumine . mul oli siuke tunne , et see lihtsalt vibab niimoodi . ja siis hakkas mingi asi kragisema . juba suutsid kõike mõelda selle ajaga . õnne otsa .